Kallid, on aeg küsida, kas Islaamivabariik võib tegelikult langeda? Ja vastus on jah, aga mitte siis, kui Ameerika Ühendriigid jätkavad sama vea tegemist, mida nad on teinud juba 23 aastat. Tõmbuvad tagasi just siis, kui neil on lõpuks Iraani üle mõjuvõim. Sel nädalal käivitasid Ameerika Ühendriigid midagi nimega Project Freedom ja see oli geniaalne. Võib-olla esimest korda ajaloos saatsid Ameerika sõjalaevad füüsiliselt laevu läbi Hormuzi väina, võimaldades naftal läbida veeteed, mida Iraan on sõja algusest peale blokeerinud. See töötas. Laevad pääsesid läbi. Iraan ei suutnud seda peatada. Ja koos juba Iraani naftaeksporti lämmatava mereblokaadiga oli see hetk, mil Islaamivabariigil hakkas tõesti aeg otsa saama. Ja ometi, 24 tundi hiljem, Trump peatab selle. Täna saame täpselt aru, miks Project Freedom oli Iraani jaoks nii ohtlik. Ja miks, kui oleme just jõudmas eelisseisu, meie juhtkond jälle taandub. Tere tulemast IRA-K saatesse JNS TV-s. Sukeldume kohe sisse. Nii et kui USA ja Iisrael alustasid 28. veebruaril operatsiooni Epic Fury, keskendus enamik maailma õhurünnakutele, pommitajatele, punkrilõhkujatele, tuumarajatistele ja kõigele sellele, mis toimus, sellele dramaatilisele, nähtavale osale. Kuid vaikselt tegi Ameerika Ühendriigid ka midagi sellist, mida viimase 40 aasta jooksul Iraaniga vastasseisus polnud tehtud. USA merevägi alustas Iraani sadamate blokeerimist, füüsilised blokaadid. Sanktsioonide ja ähvardavate kirjade asemel paigutati sõjalaevad Iraani territoriaalvete piirist väljapoole, mis takistasid laevade sisenemist ja lahkumist. Et mõista, miks see erineb kõigest eelnevast, pead sa aru saama, kuidas Islamivabariik ellu jääb. Näed, režiim toimib tänu naftale ja see ei ole metafoor. Ma mõtlen sõna otseses mõttes, et naftatulud rahastavad revolutsioonilise kaardiväe ärilist impeeriumi, mis kontrollib umbes poolt Iraani majandusest. See rahastab julgeolekujõude, see rahastab Basiji miilitsat, mis surub tänavatel proteste maha. See rahastab relvastatud meeste palku, kes hoiavad vaimulikke võimul. Sanktsioonidel oli alati piir, hoolimata nende mõjust. Iraan sai naftat vahendajate kaudu suunata. See sai müüa seda soodushinnaga Hiinale ja Indiale. See sai kasutada varifirmasid ja sõbralikke sadamaid Araabia Ühendemiraatides, et raha liigutada. Ebatäiuslik jah, nende majandusele halb jah, valus jah, aga üleelatav. Nende režiim on sellega aastaid toime tulnud. Mereblokaad on aga teistsugune, mitte ainult ulatuselt. Näete, kui teil on tohutul hulgal füüsilist naftat, ei saa te seda lihtsalt varifirmade abil liigutada, eriti kui vastas on raketihävitaja. Blokaad lõi füüsilise müüri Iraani nafta ja ülejäänud maailma vahele. Järgnenud nädalatel avaldatud numbrid olid jahmatavad. Iraanil seisis tankeritel 184 miljonit barrelit naftat, mis ei liikunud kuhugi. Mõelge vaid sellele füüsilisele kuhjumisele. 60 miljonit neist barrelitest olid füüsilised lõksus Pärsia lahes. Veel 124 miljonit olid ankrus Hiina lähedal. Ostjad tahtsid seda naftat, kuid nad kartsid liiga palju USA teiseseid sanktsioone, et sellega tegemist teha. See blokaad, see võttis Iraanilt iga päev hinnanguliselt 400–500 miljonit dollarit. Ja juba see iseenesest on üsna suur asi, aga toimub midagi palju olulisemat. Näete, Iraani naftahoidlad nii maismaal kui ka ujuvtankeritel olid peaaegu 100% täis saamas. Kui need täis saavad, oleks Iraan sunnitud tegema midagi, mis kõlab tehniliselt, kuid on tegelikult üsna katastroofiline. Nad peaksid sulgema aktiivsed naftakaevud. Siin on põhjus, miks see on oluline. Selliste küpsete naftaväljade puhul, mida Iraan kasutab, ei tähenda kaevu sulgemine lihtsalt pausi tegemist. Maa-alune surve, mis sunnib nafta pinnale tõusma ja mis on tekkinud miljonite aastate jooksul, hajub, kui sa kaevu sulged. See ei pruugi enam kunagi taastuda. Iraan seisab silmitsi püsiva 300–500 000 barreli päevas tootmisvõimsuse kaotusega, kui see blokaad jätkub. See ei ole halb kvartal ega mõnesaja miljardi dollari suurune kaotus. See tähendab 9–15 miljardit dollarit aastas tulu, mis on igaveseks kadunud, sõltumata sellest, kas leping sõlmitakse või mitte. Muide, analüütikute hinnangul on ajakava 15–60 päeva, mis tähendab, et kui see blokaad kestaks veel 15–60 päeva, kaotaksid nad oma naftatootmisvõimekuse. Selle sama nafta, mis võimaldab neil palgata Islamivabariigi relvastatud mehi, kes hoiavad Iraani rahvast all. Nafta, mis rahastab nii palju muud. Sest see raha ei läinud ainult relvastatud meestele. Režiim ei püsi võimul ainult sellepärast, et iraanlased neid armastavad. See püsib võimul, sest julgeolekuaparaat saab palka. Revolutsioonilise kaardiväe komandöridel on majanduslikud impeeriumid.
tavalisel sõduril on palk. piiramisrõngasse jäänud miilitsatel on toetused, nii hoiavadki nad neid kontrolli all. Nad muudavad islami režiimi osaks olemise rahaliselt tulusaks ja peaaegu võimatuks midagi muud teha. Aga nüüd see raha kaob. Muide, on hakanud ilmuma teateid, et tavalised armeeüksused pole kuid saanud palka. Mitte Iraani revolutsiooniline kaardivägi, nemad kaitsevad kõigepealt omaenda raha. Tavalised sõdurid, need, kes on lojaalsusahela kõige alumises otsas. Iisraeli luureametnik, keda sel nädalal tsiteeriti, hindas, et kui blokaad jätkub, ei suuda Islami Vabariik 2026 aastani vastu pidada. See on vaid 8 kuu kaugusel. Esimest korda 46 aasta jooksul ei tiksu kell ainult lääne kahjuks. See tiksub ka Teherani kahjuks. 4 mail teatas Trump Project Freedomist. Missiooni välja kuulutatud eesmärk oli kasutada USA sõjaväge, et saata kaubalaevu läbi Hormuzi väina, mida Iraan on sõja algusest saadik mingil määral blokeerinud. 20 000 meremeest, 87 riigist on Pärsia lahes laevadel lõksus. Laevaliiklus on langenud 5%-ni sõjaeelsest tasemest. Bensiini hind Ameerika Ühendriikides ulatub mõnikord üle $6 galloni kohta. Kahjuks kõlab laevade saatmine läbi väina lihtsana, kuid tegelikult see nii ei ole, sest Hormuzi väin, nagu te ilmselt nüüdseks teate, on väga kitsas laevaliikluskoridor. Tegelikult laevaliikluse rajad, kanalid, mis on piisavalt sügavad tankerite jaoks, on igas suunas umbes 2 miili laiad. See on erakordselt kitsas. Iraan on aastaid paigutanud raketipatareisid, kiirrünnakupaatide eskaadreid, droonide stardipaiku ja miine mõlemale kaldale. Just selleks, et ohustada kõike, mis nende 2 miili kaudu liigub. Kuidas sa sellistes tingimustes laeva saadad? Sa ei saa lihtsalt hävitajad kõrvale panna, nagu ihukaitsja, kes kedagi läbi rahva hulga saadab. See geomeetria lihtsalt ei toimi. Manööverdamisruumi pole ja hävitaja, mis istub tankerile 2 miili laiuses kanalis kõrvale, on lihtsalt märklaud. Tegelikult luuakse kaitsekilp. Hävitajad paigutuvad lähedusse. Hävituslennukid patrullivad õhus, pakkudes pidevat katet. Laevade tekkidel tõusvad helikopterid tagavad katte ja jälgivad olukorda lennates ettepoole, et visuaalselt tuvastada kõik lähenemised. Droonid jälgivad rannikuid, otsides stardimärke. Hetkel, kui Iraan midagi teele saadab, raketi, drooni või kiirrünnakupaadi, mis liigub kaubalaeva suunas, püüab vihmavari selle kinni enne, kui see kohale jõuab. Ja loomulikult on ka miinide probleem ning nende eemaldamise vajadus. Kaubalaeval endal ei pea olema pardal sõjalist kaitset. Selle ümber, kohal ja ees on sõjaline kaitse olemas. See on konvoi saatemudel. Sama lähenemist kasutas USA merevägi teises maailmasõjas, et kaitsta Atlandi kaubalaevu Saksa allveelaevade eest. Põhimõte on väga lihtne. Kui sa tahad tabada kaubalaeva, pead sa kõigepealt sõjalaevadest läbi murdma. Selle kaitsekilbi toimimiseks on aga vaja baase. Hävituslennukitel on vaja kohta, kust õhku tõusta ja kuhu maanduda. Tankimislennukitel on vaja kohta, kus tegutseda. Hormuzi väina ümbritsevad riigid, nagu Saudi Araabia, Kuveit, Jordaania, Omaan, Katar ning Ameerika Ühendriikidel on kõigi nendega sõjalised suhted. Aga, ja see on suur aga, ilma ligipääsuta nendele baasidele ei jõua lennukid õigel ajal väinani, et olla kasulikud. Siis kaitsekilp variseb kokku. Ja see on väga oluline selle jaoks, mis edasi juhtus, sest meedia kujutab seda nii, nagu Trump oleks lihtsalt tagasi tõmbunud, aga tegelikult on asi palju keerulisem. Operatsioon ise oli reaalne ja kohene. Rohkem kui 10 sõjalaeva saareti välja. 15 000 teenistujat üle 100 maa- ja merelennuki. 2 hävitajad, USS Truxtun ja USS Mason, läbisid väina. Iraan tulistas rakette, droone ja saatis kiirrünnakupaate, kuid hävitajad liikusid edasi. Iga oht tõrjuti või peletati. 2 Ameerika kaubalaeva jõudsid läbi. Järgnes Muski laev. See toimis. Pete Hegseth seisis Pentagoni kõnepuldis ja ütles, Iraanil ei ole väina üle kontrolli. Ja tal oli umbes 24 tundi õigus. Sest Project Freedom polnud oma nimest hoolimata ainult humanitaaroperatsioon. See oli ka, kui see oleks jätkunud, asi, mis oleks muutnud blokaadi ühesuunalise surve püsivaks. Mõtle, mida oleks tähendanud Project Freedom jätkumine. Väin oleks olnud avatud maailma laevandusele. Iraani sadamad endiselt USA mereväe poolt blokeeritud. Kõigi teiste riikide nafta voolab vabalt. Iraani nafta ei liigu kuhugi. See pole lihtsalt 2-päevane majanduslik vastasseis, kus mõlemad pooled pingutavad. See on ühesuunaline äravool, sihilikult, eksklusiivselt ja lõplikult suunatud Iraanile. Laheriigid müüvad jätkuvalt naftat läbi väina. Aasia saab endiselt oma energia kätte. Trumpi kütusehinnad langevad ja Iraani mahutid täituvad. Nende naftakaevud suletakse ja revolutsiooni kaardivägi lõpetab palga maksmise, mis tähendab, et inimesed ei saa palka ja need inimesed muutuvad vihaseks. Mis tähendab, et iseenesest võib see viia Islami Vabariigi kokkuvarisemiseni. Project Freedom ei olnud lihtsalt saatemissioon. See oli see, mis oleks muutnud blokaadi otsustavaks. Ja siis see peatus.
Trump ütles, et ta peatas Project Freedomi, kuna Iraaniga saavutati suurt edu kokkuleppe suunas, kuid tegelikult nii ei olnud. Trump kuulutas välja Project Freedomi ilma, et oleks esmalt koostööd teinud Pärsia lahe riikidega. Saudi Araabia sai teada sellest teadaandest nagu kõik teisedki. Ja Saudi Araabia, kus asub prints Sultani õhuväebaas ja mis kontrollib õhuruumi, mida USA sõjavägi vajab piirkonnas tegutsemiseks, oli raevunud. Aga mitte sellepärast, et nad toetaksid Iraani mingil moel, vaid sellepärast, et nad kartsid, mida Iraan neile vastuseks teeks operatsiooni eest, milles neil polnud mingit sõnaõigust. Laheriikidel on torujuhtmed ja naftaterminalid. Nad asuvad otse üle vee Iraani raketipatareidest. Nemad peavad kandma Ameerika otsuste tagajärgi, mille osas nendega nõu ei peetud, kuid millel on nende riikidele tõsised ja reaalsed tagajärjed. Saudi Araabia peatas vastusena USA ligipääsu oma lennubaasidele ja õhuruumile. Kuveit tegi sama. Ilma Saudi Araabia ja Kuveidi baasideta ei olnud lennukitel, mis pakkusid Project Freedomile kaitsekatet. Hävitajatel, tankerlennukitel, toetavatel lennukitel kusagil tegutseda. Alternatiivset marsruuti polnud. Trump helistas siis Mohammed bin Salmanile. Kõne ei lahendanud olukorda. Iraani rünnakud Araabia Ühendemiraatidele samal ajal ei olnud muidugi juhuslikud. Araabia Ühendemiraadid on küll võimas, aga väga väike, väga väike ning ei saa endale lubada täiemahulist sõda võimsa Iraaniga. Mis pistmist on Araabia Ühendemiraatidel Saudi Araabiaga? Pea meeles, et Iraan on kasutanud laheriike survevahendina USA vastu. Nad teavad, et need riigid ei saa endale lubada sõjas osalemist, sest see mõjutab nende majandust ja turismi. Aga nad ei kavatsenud praegu Saudidega tüli norida, sest need on tohutult suured. Seega valiti Araabia Ühendemiraadid hoiatuseks teistele laheriikidele. Ja nad andsid sõnumi väga selgelt edasi. Operatsioon, mida oli just kirjeldatud kui elu ja surma küsimust 20 000 meremehe jaoks ning mille kaitsmisele Hexeth oli oma hommikuse pressikonverentsi pühendanud, oli füüsiliselt võimatu jätkata. Nii et Trump esitles seda kui diplomaatilist žesti. Suur edasiminek. Tehing on lähedal. Me peatume, et anda rahule võimalus. Siiski postitas Iraani parlamendi spiiker oma vastuse inglise keeles sotsiaalmeediasse. Operation Trust Me Bro failed. Iraani välisministeerium nimetas Axiosi raportit, et see tehing oli lähedal operatsioon Faxios. Režiim teadis täpselt, mis oli juhtunud. Operatsiooni ei peatatud diplomaatia tõttu, see peatati, sest koalitsioon, mida nad selle toetamiseks vajasid, lagunes umbes 24 tunni jooksul. Nüüd, ja see on oluline. Ma tahan siin õiglane olla, sest lugu ei ole selles, et Trump oleks naiivne või kergeusklik. Ta ei ole Iraani valede lõksu langenud. Lugu on palju keerulisem kui see. Trumpi survestavad 3 asja, millel pole mingit pistmist sellega, mida Iraan läbirääkimistel pakub. Ja Iraanil pole vaja neid pingeid ise tekitada, sest need on juba olemas. Iraanil tuleb lihtsalt hoida läbirääkimisi piisavalt kaua elus, et surve saaks oma töö ära teha. Mis need pinged on? Esiteks, kütusehinnad. Trump lubas 2024 aasta valimistel, et viib kütusehinna 12 kuu jooksul alla $2 galloni eest. Praegu on kütuse keskmine hind üle $4. Michiganis tõusis see 1 nädalaga 72 senti, Ohios üle 60 sendi. Need on kõik kõikuva toetusega osariigid, kus toimuvad novembris senati valimised. Pisitused näitavad, et rohkem kui 80 ameeriklasest ütleb, et kütuse hinnad koormavad nende pere eelarvet. Enamik süüdistab selles isiklikult Trumpi. Demokraadid juhivad kongressi valimiste eelistustes 10 punktiga. Viimati oli demokraatidel nii suur edumaa vahevalimiste eel aastal 2006. Kütusehinnad on Ameerika poliitikas kõige vahetum ja nähtavam majandusnäitaja. Iga valija näeb neid iga päev, 2 korda päevas, silmade kõrgusel olevatel siltidel. Ja selle väina sulgemine on otsene põhjus. Tehing, mis avab väina uuesti, kukutab naftahinnad. Turud tõusid 600 punkti päeval, mil Trump ütles, et on tehtud suuri edusamme. Kas on selge? Nii et see on talle veidi probleemiks. Teine surve on vahevalimised. Vabariiklased kontrollivad esindajate koda ja senatid, mis tähendab, et nad saavad otsuseid läbi suruda. Vahevalimised on peaaegu alati sisuliselt hinnang võimul olevale parteile. Ebapopulaarne sõda ja tõusvad kütusehinnad 6 kuud enne novembrit on õudusunenägu igale vabariiklasele, kes kandideerib tihedas konkurentsis kohale. Kongressi vabariiklased on väidetavalt selle Trumpiga otse jutuks võtnud. Poliitiline matemaatika on lihtne. Kokkulepe, mis lõpetab sõja ja langetab kütusehinnad enne valimispäeva, on erakonnale tohutult väärtuslik, võib-olla isegi kogu esindajate koja jaoks. Seetõttu kasvab surve selle saavutamiseks. See viib meid 3. surveallikani, tema pärandini. Trumpi kogu poliitiline identiteet põhineb sellel, et ta on tehingute tegija, kes saavutab selle, mida keegi teine ei suuda. Tehing, mis lõpetab sõja Iraaniga, avab väina, langetab kütusehinnad ja neutraliseerib tuumaohu, oleks tema sõnul kõigi aegades suurim diplomaatiline saavutus ühegi presidendi poolt. See on tugev ahvatlus, pole küüniline seda tunnistada. See mõjutab seda, kuidas ta teise poole signaale kuuleb. Kui vahendajad ütlevad, et on tehtud märkimisväärseid edusamme, tahab Trump, et see oleks tõsi.
ja ta on huvitatud, et kõik olekski tõsi. Ja lisaks kõigele sellele on väga võimalik, et osa teabest, mida ta oma nõunikelt saab, on olnud veidi eksitav. Vitkov. Aga mu sõbrad, kõik ei ole veel kadunud, sest vaatame, mida Iraan praegu teeb. See annab märku valmisolekust kokkuleppeks. Sõnumid liiguvad Pakistani vahendajate kaudu. Arutlusel on 14-punktiline raamistik. Iraan vaatab ettepanekuid läbi. Edusamme tehakse. Samal ajal pole Iraani punased jooned nihkunud sentimeetritki. Rikastamine ei ole läbiräägitav. Iraani varud jäävad riiki. IRGC on äsja teatanud uutest laevade tasuprotokollidest väinas, mis tähendab, et Iraan käsitleb veeteed kui omaenda suveräänset territooriumi. Iraani parlamendi spiiker pilkab avalikult Ameerika diplomaatiaid sotsiaalmeedias. Vahendajad kuulutavad edusamme, mis on täielik jama. Iraan näitab üles trotsi. Mõlemad asjad toimuvad samaaegselt ja need ei ole vastuolus. Sest üks on mõeldud lääne publikule ja teine kodumaisele publikule. See ongi trikk. See on täpselt see, mida Iraan tahab. Näete, Iraanil on strateegia, väga lihtne strateegia, tagasi tõmbuda ja läbirääkimisi venitada, et endale aega juurde võita. Aga see ongi huvitav, sest praegu ei pruugi aeg nende kasuks töötada, kui need blokaadid jätkuvad, mistõttu nad suurendavadki survet ja tõstavad panuseid, et Trump kõigest loobuks ja lepingu sõlmiks. Iraanil on kindel plaan, kuidas nad oma kokkuleppeid läbi suruda püüavad ja see on olnud sama viimased 25 aastat. Võib-olla teeme sellest eraldi osa. Andke kommentaarides teada, kui soovite, et me seda teeksime. Aga Iraanil ei ole tegelikult huvi mingit kokkulepet läbi rääkida. Nad tahavad sellest võimalikult palju kasu saada, et saaksid jätkata oma tuumavõimekuse arendamist, sanktsioonide kaotamist ja nii edasi. Ja jätkata oma kui terroristliku üksuse ülesehitamist. Ameerika pole sellest muidugi huvitatud, kuid kokkuvõttes näeme selles valdkonnas palju keerukusi. Kas on võimalik, et kogu see hirm, et Trump võib-olla tõmbub tagasi, on lihtsalt selleks, et võimaldada veel üht enneolematut Trumpi ja Netanyahu rünnakut Iraani vastu, kui nad seda ei oota? Jah, see on väga võimalik. Sest kõik need läbirääkimised, see ei vasta tõele. Iraani punased jooned pole sentimeetritki nihkunud ja lõpuks jõutakse alati rikastamise juurde tagasi. Nad ei ole valmis uraanist loobuma ja see on ainus asi, mida Ameerika vajab. Nii et me peame nägema, kumb pool järele annab. Vahendajad kuulutavad edusamme ja Iraan kuulutab trotsi ning mõlemad asjad toimuvad samaaegselt ja on omavahel väga vastuolus. Aga miks? Üks on mõeldud lääne publikule ja teine on palju rohkem seotud Islamivabariigi plaaniga, sest see ongi see trikk. See nägi täpselt samasugune välja nagu aastal 2003, täpselt samasugune nagu aastal 2013 ja täpselt samasugune nagu aastal 2021, nagu kõik varasemad läbirääkimised. Neil ei ole vaja, et läbirääkimised õnnestuksid. Neil on vaja ainult seda, et see kestaks piisavalt kaua. Aga esimest korda üldse vajab Iraan, et see protsess tegelikult natuke kiireneks, sest need naftahoidjad ei täitu enam uuesti. Selleks, et neid naftakaevusid ei suletaks, on neil vaja lahendust. Blokaadi puhul esimene relv 46 aasta jooksul, mis tegelikult tekitab pöördumatut kahju, tuleb kokkuleppe osana enne selle pöördumatu kahju tekkimist kõrvaldada. See on tohutu prioriteet. Nii et kui leping allkirjastatakse, lõpeb blokaad. Iraani nafta hakkab taas voolama. IRGC saab oma tulud tagasi, naftakaevusid ei suleta. 9–15 miljardi dollari suurust püsivat iga-aastast kahju ei teki. Iraanil ei ole vaja eriti head kokkulepet. Neil on vaja vaid, et blokaad lõpetatakse enne, kui mahutid täis saavad. Ma ütlesin sulle, et see saab olema aus vestlus, nii et räägime siis ausalt. Seekord on olukord veidi teistsugune kui varem. Blokaad ei olnud sanktsioonid ja sellest ei saa mööda hiilida. See tekitab Iraani energiatööstuse infrastruktuurile füüsilist, potentsiaalselt püsivat kahju. Kahju, mis ei parane ka siis, kui leping allkirjastatakse. Käsilased on kadunud, Hezbollah on nõrgestatud, Hamas on hävitatud. Houtid on vaid vari sellest, mis nad kunagi olid. Iraan on tõeliselt üksi viisil, mida pole olnud alates 1980-ndatest. Iisraeli luurekogukond, kes tunneb režiimi paremini kui peaaegu keegi teine, ütleb, et olukord on muutunud. See nipp on alati varem töötanud. See, et läbirääkimisi venitatakse nii kaua kui võimalik, sest Iraan suutis survele vastu pidada ja teise poole poliitilise tahte ära oodata. Aga esimest korda on olemas tõsine analüütiline hinnang, et Iraan ei suuda selle konkreetse surve all piisavalt kaua vastu pidada, et millesti kauem vastu pidada. Ja just sellepärast on Saudi Araabia olukord nii keeruline ning miks Iraan ründas lisaks Iisraelile ka laheriike. Sest nad teadsid, et just need laheriigid on see jõud, mis võib aidata neil ellu jääda. Iraan on üle elanud asju, mille kohta inimesed arvasid, et see pole võimalik. Iraani-Iraagi sõda tappis 100 000 inimesi, kuid Iraan jäi ellu. Roheline liikumine tõi miljonid tänavatele, kuid Iraan jäi ellu.
Matsia miniprotestid, mis olid ühed suurimad ülestõusud riigi ajaloos, tõid kaasa sadade meeleavaldajate surma, kuid režiim jäi ellu, sest nad oskavad väga hästi oma julgeolekuaparaati ülejäänud rahva kannatustest isoleerida. Kuid nad suudavad seda teha ainult raha abil. Ja blokaad on otsustav ainult siis, kui see püsib. Selle hoidmine nõuab poliitilist tahet. Poliitiline tahe demokraatias on alati piiratud. Gaasihinnad, vahevalimised, president, kes tahab oma pärandit, kindlustavad kokkulepet. Läbirääkijad, kes ei pruugi täielikult mõista, mida nad läbi räägivad. Need ei ole väikesed muutujad. Need on täpselt need hoovad, mida Iraan oskab kasutada. Seega, siin on see, mida me peame jälgima. Jälgige, kust hakkavad tulema naftavarude numbrid. Kui need mahutid täituvuseni jõuavad, algab pöörduv faas ja Iraani kiireloomulisus muutub vaieldamatuks. Samuti peate jälgima, kas Project Freedom käivitatakse uuesti. Saudi Araabia ja Kuveit on väidetavalt taastanud USA baasidele ligipääsu. Kui operatsioon taastub ja kui laheriike seekord korralikult kaasatakse, muutub ühepoolse survestsenaarium taas reaalseks. Jälgige, mida Iraan tegelikult pakub, mitte seda, mida vahendajad õhkkonna kohta ütlevad. Kui rikastamise üle ei olda endiselt valmis läbi rääkima, kui Iraani varud jäävad alles, kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi jätkab uute reeglite väljakuulutamist väinas, siis kokkulepe ei ole lähedal. Nad lihtsalt panevad selle nipi taas tööle. Ja jälgige kella, sest esimest korda 23 aasta jooksul ei tiksu kell ainult lääne kahjuks. Küsimus on, kas kõik peavad piisavalt kaua vastu, et lasta sel tiksuda. Siin on see, mille tahan teile kaasa anda. See ei ole lihtsalt lugu headest ja halbadest inimestest lihtsas mõttes. See on lugu režiimist, mis on erakordselt osav ühes asjas, ellujäämises. Ja demokraatlikest valitsustest, kellel on struktuuriline puudujääk just selles, mis võiks seda peatada. Kannatlikkus, sest neil on vahevalimised võita. Iraan ei ole rumal. See teeb täpselt seda, mida ta on alati teinud, 46 aasta jooksul lihvitud täpsusega. Kui sa sellest aru saad, siis sa ei imesta enam pealkirjade üle, sa hakkad neid teisiti lugema. Iraan näitab üles avatust kokkuleppeks. Surve muutub teravaks. Vahendajad teatavad märkimisväärsest edasiminekust. Trikk on käimas. Trump on optimistlik. Kokkulepe võib sündida päevade jooksul. Nüüd loeb ainult aeg. Muster on võimalik murda. Ajalugu näitab meile, et sellised režiimid nagu see kukuvad lõpuks kokku mitte sellepärast, et välismaalased seda tahavad, vaid kuna sisemised vastuolud muutuvad lepitamatuks. Relvaga mehed lõpetavad uskumise, raha saab otsa. Hirm, mis kogu süsteemi koos hoiab, kaotab oma haarde. Kas see juhtub 2026 aastal, sõltub ühest asjast. Kas blokaad kestab piisavalt kaua, et muuta see arvestus võimatuks? Kas lääneriigid lõpetavad lootmise, et Iraan käitub mõistlikult, vaid tegelevad tõega selle kohta, kes nad tegelikult on, ega anna järele, ega loobu? Iisrael ja USA on viimastel kuudel olnud üllatavalt täpsed, tehes üllatuskäike, mis on Iraani sügavalt destabiliseerinud ajal, mil keegi seda ei oodanud. Aga see Achilleuse kand tuleb ikka ja jälle esile. USA-l on teised vajadused, mis kaaluvad selle ülesse, ja seega pole see enam tegelikult sõjaline küsimus, see on poliitiline küsimus. Ja poliitika, segane, surve all olev, vahevalimistega seotud poliitika on täpselt see koht, kus Iraan on alati varem võitnud. Ja ometi on Trumpil alati midagi varrukas. Kas see kõik võib olla vaid trikk, et anda viimane hoop, mis neile tõesti lõbu teeb? Pange tähele, sest see ongi see hetk. Et kõik kokku võtta, kõik, mida me just ütlesime, siin on see, mis toimub. Project Freedom, mis avas väina samal ajal, kui kehtestati naftablokaad, takistaks Iraanil ellu jäämast, kui see jätkuks. Sest nad ei kaotaks mitte ainult oma nafta pikaajaliselt, mis rahastab terrorismi kõikjal, vaid nad kaotaks ikka võimaluse maksta inimestele oma riigis, kes neid kaitsevad. Ja see võimaldab Iraani rahval astuda vastu Islamivabariigile. Nii et tulles tagasi algse küsimuse juurde, kas Islamivabariik võib potentsiaalselt langeda? Jah, väga suure tõenäosusega. Sest kui blokaad jätkub ja nad kaotavad oma nafta, siis võivad nad sattuda olukorda, kus nad ei suuda enam maksta inimestele, kes hoiavad Iraani rahvast alla surutuna. Aga nad nägid seda ette ja teadsid, et see võib potentsiaalselt juhtuda. Nii et nad kasutasid oma väikest mõjuvõimu, mõistes, et Pärsia lahe riigid saavad Trumpile survet avaldada, mida oleme korduvalt näinud. Nad on jätkanud nende ründamist, muutes selle väga problemaatiliseks. Kui Project Freedom ja blokaad jätkuvad, peatub nafta. Ning nafta ei voola Iraanist, mis tähendab, et majandus stabiliseerub ja võib-olla esimest korda suudame neid nende enda mängus üle mängida. Sest nende mäng on lihtne. Jätkata läbirääkimisi, jätkata asjade edasilükkamist, et nad saaksid aega juurde osta ja oma tuumavõimekust taastada. Kõik taandub sellele ühele asjale. Ja nüüd peame lihtsalt ootama ja vaatama, mis saab. Mina olen Iira K ja kohtume järgmisel korral.